Tere õhtust! Aktuaalne kaamera reedel 21. veebruaril. Valitsuskoalitsioonis on erimeelsused, kuidas pärast meretuuleparkide toetuste edasilükkamist kogu energeetika kokkuleppega edasi minna. Sotsiaaldemokraadid leiavad, et olukord on muutunud ka maismaa tuuleparkide arendajate jaoks. Reformierakonna ja Eesti 200 arvates tuleb kogu alles jäänud paketiga edasi liikuda. Kliimaminister Yoko Alender ütleb, et elektriturgu korrastavate tegevustega minnakse edasi varem tehtud plaani kohaselt. Me läheme edasi maismaatuulega, aprillis vähempakkumised, lähme edasi tuumaenergiaga, koostame tuumaseaduse, majandus- ja tööstusminister toob valitsusse riikliku eriplaneeringu, lähme edasi salvestuse arendamisega ja mis meretuult puudutab, siis on tulemas Euroopa puhta tööstuse lepe ja seal on mitmed punktid, mis puudutavad just selliseid suuri taastuvenergia arendusi. Sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemetsa arvates on meretuuleparkide edasilükkumisega muutunud kogu energeetika kokkulepe. Maismaa tuule arendajale väga oluline, et kas meretuulepark tuleb ja millistel tingimustel, sest kui sa teed oma finantsskeemis, sa pead seda teadma. Et kui tehakse meretuulepark, siis elektri hind läheb ju nagu väga alla, väga odavaks, mis tähendab, et arendaja teenib väga vähe tulu ja tal oleks täna vaja seda teada. Ja see ongi nagu põhiküsimus, et kuidas siis need nii-öelda vähempakkumistel osalemised tulevad. Eks me näe siis, kui see välja kuulutatakse, kas seal keegi tuleb või mitte. Ka Läänemets usub, et vähempakkumine maismaa tuuleparkide toetustele siiski tuleb. Meil on ju olemas ainult see, et me teame, et maismaa tuule vähempakkumine tuleb teha, see arvatavasti tuleb ära, aga kui võtta üks element välja sellest, et saate aru, et kui osa elektrist jääb tootmata, siis ju tuleb sinna asemele midagi muud panna. Ehk siis kogu see nii-öelda kontseptsioon ju nagu muutub, et meil täna pole seda kindlust, et see nagu see meretuul on, et võib-olla ta midagi muud tulevikus. Koalitsiooni kolmanda osapoole Eesti 200 juhi Kristina Kallase sõnul tuleb hoolimata meretuuleparkide toetuse äralangemisest muude tegevustega nagu maismaa tuuleparkide vähempakkumine, tuumaenergeetika ettevalmistamine ja salvestusvõimekuste arendamine ikkagi edasi minna. Ma ei saa aru sellest sotsiaaldemokraatide jutust, et siis tuleks kõik tegelikult seisma panna, sest see oleks küll äärmiselt vale, kuna Eesti vajab ikkagi neid otsuseid energeetikast.